praegu kusagil ookeanis on Briti allveelaev, mis kannab tuumarakette. Selle juhtimiskeskuses on seif. Selle seifi sees on veel üks seif ja selle sees on käsitsi kirjutatud kiri, mida võib avada ainult siis, kui Ühendkuningriik oleks pommitatud olematuks. Näete, iga uus Ühendkuningriigi peaminister kutsutakse mõne päeva jooksul pärast ametisse astumist eraldi ruumi ja talle räägitakse üksikasjalikult, mida tuumarelv teeb inimkehaga. Ja siis jäetakse nad üksi selle ruumi koos pastakaga ning nad kirjutavad käsitsi 4 täpselt ühesugust kirja. Ühe iga 4 tuumaheidutust kandva allveelaeva jaoks. Iga kiri vastab ühele ja samale küsimusele. Kui Ühendkuningriik on hävinenud, valitsust enam pole ja pole kedagi, kes annaks käsu, siis mida soovite, et allveelaev teeks? Sest tavaliselt ei saa komandör omal käel tuld avada. See käsk peab tulema otse peaministrilt. Nii et see kiri ongi peaministri poolt ette kirjutatud viimane käsk, juhuks kui pole enam kedagi, kes seda anda saaks. Me ei tea täpselt, mida ükski peaminister on valinud, kuid teadaolevalt on 4 võimalust. Mitte vastata, kasutada oma äranägemist või alluda mõne liitlase, näiteks Ameerika Ühendriikide käsule, kui see liitlane veel alles on. Aga küsimus on, kuidas allveelaev üldse teaks, et Ühendkuningriiki enam pole? Lõppude lõpuks on nad ju ookeani all. Selgub, et üks teadaolevatest kontrollidest on see, et nad peavad kuulama BBC Radio 5. Ja kui see on piisavalt kaua eetrist maas olnud, hakkavad nad eeldama, et kodumaad enam pole. Tegelikult jäi 2004. aastal Radio 4 umbes 15 minutiks vait elektrikatkestuse tõttu ja allveelaevad läksid väidetavalt häireolekusse, kujutades ette kõige hullemat. Kujuta ette, et sured sellepärast, et mingi idioot unustas raadio uuesti sisse lülitada.